Moodulkorsten sobib kütteseadmetele, mille küttegaaside temperatuur ei ületa 600 kraadi. Keraamilised moodulkorstnad ehitatakse endast kandvate konstruktsioonidena, seega on need isoleeritud hoone teistest osadest. Moodulkorstna asukoht ja kõrgus peavad olema määratud juba projekteerimise käigus, sest need sõltuvad hoone kandvate konstruktsioonide asukohast. Enne moodulkorstna montaaži tuleb veenduda kütteseadme ja moodulkorstna omavahelises sobivuses. Parim asukoht moodulkorstna jaoks on lähemal katuseharjale. Enne moodulkorstna paigaldamist veenduge, et aluspind on horisontaalne, stabiilne, tule- ja niiskuskindel. Alus ehk vundament peab olema 10 cm laiem ploki igast küljest. Vundamendi paksus peab olema 50 cm. Lõigake plokki avaus ventilatsiooniresti jaoks. Märkige ploki kontuur vundamendile, kandke kontuurile tsemendisegu ja paigaldage plokk. Kontrollige selle horisontaalsust loodiga. Pange ploki keskele tsemendisegu ning paigaldage selle peale kondensipott külgauguga ploki augu suunas. Kandke ühtlase kihina tsemendisegu mööda ploki kontuuri ning jälgige, et ventilatsioonikanalid jääksid avatuks. Lõigake teise plokki avaus puhastuskolmiku jaoks ning paigaldage plokk. Puhastage toru äär niiske lapiga. Kandke liim mööda toru piirjooni. Ühendage torud ja kõrvaldage segujäägid keraamiliste torude sisemusest. Lugege liimi kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist. Asetage paigale puhastuskolmik ning lõigake plokki avaus puhastuskolmiku jaoks. Katke tsemendiseguga ja plokiga, kontrollige loodiga vertikaalsust. Lõigake isolatsiooni liitumine kolmiku jaoks. Nõuanne. Isolatsiooni ülemise serva võib kinnitada traadiga mööda kontuuri enne ploki paigaldamist. Moodulkorstna siiber paigaldatakse moodulkorstna 2 ploki vahele, soovitavalt samale korrusele kütteseadmega. Lõigake moodulkorstna plokki ja isolatsiooni tahvlisse avaus moodulkorstna siibri mõõtudega, jättes ülaserva 10 mm ruumi paisumiseks. Betoonist vahelagede läbimisel peab olema isolatsioon paksusega 2–3 cm moodulkorstna ploki ümbermõõdus. Kergesti süttivate materjalide läbimisel peab isolatsiooni paksus olema 5 cm kogu moodulkorstna ploki ümbermõõdust. Pilu täitke mittepõleva kivivillaga. Kui moodulkorsten ulatub katusest välja rohkem kui 1 meeter, on soovitav seda tugevdada armatuuriga. Katteplokki igas nurgas on avaus armatuuri jaoks, milleks sobivad armatuurivardad diameetriga 8 mm. Kui alustate armatuuri paigaldamist moodulkorstna keskelt, tehke seda nii. Täitke ava isolatsiooni tükkidega ja tsemendisekuga ploki ava ülemise ääreni. Asetage kohe avasse armatuur. Lõpetage armeerimine viimase ploki keskel nii, et jääks ruumi betoonplaani või vihmamütsi jaoks. Paigaldage luuk moodulkorstna puhastamiseks pärast seda, kui moodulkorstel on täielikult monteeritud ja tsemendisegu on kivistunud. Luugi servad võib fikseerida 6 mm tüüblitega. Ventilatsioonirest paigaldatakse vastavasse süvendisse alumises plokis. Restis on avaus toru jaoks, mis eemaldab vee kondensipotist kanalisatsiooni. Moodulkorstna viimase ploki tsemendisegule paigaldage betoonplaat, millele kinnitage koonus või viimase ploki paigaldamise vihmamüts.